Aitäh! Tere ka minu poolt. Mul on väga meeldiv selles seltskonnas hakata rääkima tööstusest, rasketööstusest ja metallitööstusest. Võib-olla teile natukene ebaharilik teema. Aga olen 15 aastat olnud tegev Eesti tööstusettevõtete personalidirektorina, praegust konsultandina töötanud PLRT grupis. Ja kui viimase aja kultusraamatu Lingvistiline mets määratuse järgi olen töötanud, siis Tallinna nii nimetatud ergastavas perifeerias ehk tööstuspiirkondades, Kopli, Narva maantee tööstuspiirkond, Jüri ja Männiku. Ka Euroopa suurima sadama Rotterdami perifeerias nimega Europort. Eesti masinaehituse ja metallisektoris töötab kokku 14 000 inimest. Kui pereliikmed sinna juurde panna, siis on tegemist 100 000 inimesega Eestis. Kahjuks on selle sektori tööstuse toodangu lisandväärtus suhteliselt madal ja ka sellest tulenevalt palgad madalad, tagasihoidlikud. Sest et SKP töötaja kohta selles sektoris on meil 27 000, Soomes 77, Šveitsis 110 000 eurot, see tähendab meist 4 korda rohkem. Ja minu arust Eesti masinaehitus, metallitööstus on liigselt ennast kinni keevitanud niinimetatud materjali ja töö ja energiamahukasse tootmisse kaubamärgi all World in Estonia. Ja kavatseksin selles projektis alustada selle tootmise tööstuse niinimetatud lahtikeevitamist, et saavutada selle toodangu kõrgemat lisandväärtust. Et see on võimalik, lihtsalt mõned näited minevikust, et niinimetatud ergastatud perifeerias on selline tootearendus võimalik ja arenguhüppe võimalik. Esimene. Täpselt 100 aastat tagasi hakati Koplis ehitama Vene-Balti laevatehast. Selle ekskavaatori peal töötas selline mees, noormees nimega Sergei Iljushin. Ja arendas hiljem välja ühes meie naaberriigis sellise transpordilennuki nagu Il-96, mis konkureerib praegust Douglase, Boeingu ja teiste transpordilennukitega maailmas. Selles samas järgastavas Koplis esimese Eesti Vabariigi ajal, kui oli tähtis põllumajanduse varustamine mehhanismidega, oli selline tootmisettevõte nagu ETK metallitööstus, kus väga kiiresti reageeriti põllumajandusvajadustele ja üle 40 erineva toodanguartikli seal toodeti välja. Siin minul õnnestus 60. aastatel selle loo real töötada 30 aastat peale seda, kui see oli valmis saanud ja peale mind. See veel töötas 20 aastat, et siis väga kvaliteetne toodang Koplist. Kolmas näide. 90. aastatel alustati PLRT-s vedurite ja vagunite moderniseerimist ja olime valmis ka reisirongide ehitamiseks. Praegust kahjuks importisime need kallid vedurid Šveitsist 4 korda kallimast riigist, kui me ise oleksime Koplis selle valmis teinud. Kõik eeldused selleks olid olemas. Eelmisel nädalavahetusel need mehed Männikul keevitasid järjekordset metallkonstruktsiooni, läheb see eeldatavasti Jaapanisse, see on siis reisilaevadele olmevee puhastusvahendid. Omal ajal oleks olnud võimalik Eestis need konteinerid projekteerida ja tootearendus enda kätte võtta, oli umbes täpselt 12 aastat tagasi, aga ei olnud tootearendajat, et seda toodangut hakata kaubamärgi all Made in Estonia
tootma ja eksportima kahjuks. Ja minu idee kokkuvõte, et järgmisel Euroopa fondide rahastusperioodil 2015-2021 rohkem tähelepanu pöörata ekspordivõimelisele toodangule. Selleks on tehtud eeltöid sellised ettevõtted nagu Praxis, PV Partners, ka akadeemik Arblane on teinud uuringuid praktiliselt tootmisettevõtetes tootearendusega peaaegu ei tegelda, sest ei ole vastavaid inimesi ja järgmiste programmide raames on vaja lihtsalt hakata toetama tootmisettevõtteid, et need inimesed saaksid võib-olla raskest tootmistööst natukene rohkem vabastatud, et nad saaksid hakata tegelema innovaatilise arendustegevusega, et tõepoolest võib-olla ka millalgi tööstus- ja metalli toodang nimetuse all Made in Estonia jõuaks paremini maailmakaardile. Ja see tootearenduse kiirendusprojekt oleks ka väga hea integratsiooniprojekt, sest et nendes tööstusettevõtetes töötab väga palju vene keelt töötavat rahvast ja see projekt, kus me võiksime hakata rohkem tootma toodangut, mille eest maailmaturul rohkem makstakse, ma kujutan ette, et nende inimeste 100 000 Eesti elaniku poolt võetaks väga hästi vastu. Aitäh! Aitäh!